Tere! Tere, härra Seeder! Nagu te teate, siis kõikide Riigikogu liikmete ja valitsuse liikmete tähtajalised töölepingud saavad läbi. Teie olete erakond Isamaa esimees ja peaministri kandidaat. Miks te tahate saada Eesti Vabariigi peaministriks? No eks ikka sellepärast, et poliitikat mõjutada, reaalselt Eesti elu ja mõjutada seda niimoodi, nagu mina seda ette kujutan, nagu minu koduerakond seda ette kujutab, et viia ellu neid põhimõtteid, neid väärtusi ja seda maailmavaadet, mida Isamaa erakond kannab. See on see põhjus, miks me poliitikas osaleme ja loomulikult soovime olla valitsuskoalitsioonis ja saada võimalikult hea valimistulemuse. Ja nii nagu demokraatlikes riikides kohane on, valimiste võitja suure tõenäosusega, mitte küll alati, aga enamasti on ka valitsusmoodustaja ja kannab peaministri vastutust. Mida teil on Eestile anda? Aga seda kõike, mida meie programm sisaldab, neid väärtusi ja mida meie nimekiri inimestena kannab, seda kogemust ja see on Isamaa nimekirjas kandideerivatel inimestel väga mitmekülgne ja rikkalik. Seal on kohaliku omavalitsuse inimesi, seal on ettevõtjaid, kultuuriinimesi. See mitmekülgne kogemus ja need väärtused, mis Isamaal on aastakümnete jooksul Eesti kõige vanema tegutseva erakonnana talletunud meie poliitikasse, see ongi see, mida Isamaal on Eestile anda. Kuulge, te kandideerite peaministri ametikohale, aga põllumajandusministrina saite saata nii kantslereid kui asekantslereid kui diplomaate rahvusvahelistele kohtumistele, sest teil on teadaolevalt lennuhirm. Peaministrina ei ole see paraku võimalik, et teid asendab kohtumistel suursaadik. Kuidas te kavatsete lahendada peaministrina oma lennuhirmu probleemi? Mina käisin ikka põllumajandusministrina ise kohal, mitte ei saatnud asendajaid. Mul on teistsugune info. Ma ei tea, kus te pärit on, lähtuge faktidest. Mina käisin enamustel ametlikel kohtumistel ja peaaegu kõikidel mitteametlikel kohtumistel. Sõites sinna rongiga? Sõites sinna lennukiga enamasti, loomulikult 90% lennukiga. Nii et teie informatsioon ei vasta tõele, kontrollige oma fakte. Kust te oma informatsiooni saate, ma võin teile öelda. Postimees kirjutas, aga vaadake seda skisofreenilist lähenemist Postimehel. Võtke lahti ja vaadake, ühel päeval kirjutati, et Seedrin on lennuhirm ja ta ei osale kogunemistel, mis on vajalikud ja kus ministrid käivad koos, mis ei vasta tõele. Ja mõni aeg hiljem kirjutas Postimees esileheküljel loo, Seeder käib vabast ajast lendamas, käis Pihliga, helikopteriga lendamas. Vaadake, millega Seeder tegeleb. Jah, vabandust, me ei ole siin, et rääkida Postimehest. Me oleme siin ma räägin faktidest, millest te ilmselt lähtusite. Kus suitsu seal tuld, aga te täna kuulutate meie ees, et teil pole mitte mingit lennuhirmu ja te hea meelega lendate, te lausa armastate lendamist. Ei, vaadake, armastust nüüd lennu vastu mul küll ei ole. See on rutiinne töökohustus, mida tuleb täita. Eriti, kui sa käid ametlikel töökohtumistel, kus see reis piirdubki lennujaama, hotelli ja nõupidamiste ruumiga. Nii et mingit erilist armastust kindlasti sellise reisimise vastu mul ei ole, aga töökohustustega seoses täidan seda hea meelega. Ma küsiks lendamise kohta seda, et kunagi peaminister Andrus Ansip eelistas ja tema reegel oli, et lennati liinilennuga. Järgmised peaministrid on kasutanud teatud kohtumistel käimiseks mugavuse huvides ka eralennukit. Kui te oleksite valitsusjuht, kuidas te käituksite? Kas te lendaksite liinilennukiga või eralennukiga? No ma arvan, et ega siin sellist mustvalget reeglit ei ole. Et valdavas enamuses tuleks kasutada kindlasti regulaarrende ehk liinilende, sest see on kindlasti tunduvalt odavam. Aga võib-olla tekib vajadus erakorraliselt, kui regulaarliinid ei rahulda vajadusi või on ootamatult kiiresti vaja kuhugi minna, eks siis tuleb kasutada ka teisi võimalusi. Aga kindlasti regulaarliinid oleks see peamine eelistus. Te olete 7 aastat olnud minister, see on Eesti üks pikemaid staaže. Te olete olnud Riigikogu aseesimees, te olete olnud nüüd erakonna juht pikemat aega juba. Eesti poliitika absoluutses tipus olete te olnud üle 15 aasta. Ja ometi kuidagi nii, et teist ei ole jäänud nagu sellist suurt poliitilist personaalset märki või asja kuidagi, et oleksite kuidagi selline poliitika päris A või eesliinil, et ei seostu valija jaoks väga paljude mingisuguse konkreetse asjaga. Miks?
aga ma arvan, et iga poliitik on ka isiksus ja tema käekiri on erinev. Minu käekiri ei ole kunagi olnud see, et jagada intervjuusid, olla telepildi sees. Ma olen alati tahtnud rohkem kokku leppida nõupidamistel, sisulisi protsesse juhtida ja seda reeglina ei tehta mitte meedias, vaid just nimelt töökohtumistel ja see on minu niisugune isikupära asjaajamine olnud nii poliitikas kui ka muudes valdkondades, millega ma olen tegelenud. Nendel kohtumistel, nõupidamistel, sisulistes tööprotsessides, mis on teie suured saavutused poliitikas? Mis on minu suured saavutused poliitikas? No ma arvan, et ma olen päris palju Eesti poliitikasse andnud ja ka päris palju Eesti poliitika nägu kujundanud reaalselt, mis puudutab seadusloomet Riigikogus, olles läbi aegade erinevate suurusega Isamaa fraktsiooni, erinevate nimedega fraktsiooni liige, siis see, mis puudutab põllumajandusmaaelu seadusandlust, korraldamist, kogu selle finantsperioodi eelarve vastuvõtmist, olles üks ettevalmistajatest ja ka spetsiifiliselt maaelu arengukava osa on tegelikult ja ka kalandusfondi osa on selles päris suur. Nii et laias laastus ma arvan, et ma olen kujundanud selle 15 aasta jooksul, nagu te ütlesite, järjepidevalt Eesti poliitikat ikka väga jõuliselt. Viimases LP-s te ütlesite, et põllumajandusministriks olek on teie jaoks läbitud etapp. Mis on teie tegelik kompetents? Mis valdkonna ministrina juhul, kui te ei peaks saama peaministriks, te Eestile suudaksite parima anda? Kindlasti on see tänane siis maaeluministri ametikoht, mille kogemus, nagu te ütlesite, 7 aastat mul juba on. Aga te ütlesite samas, et see on teie jaoks läbitud etapp. Jah, see on läbitud etapp, mis ei tähenda, et uues olukorras. Jah, täpselt, et elu käib ikka spiraale mööda. Aga kindlasti hingelähedasemad, mis mulle seostuvad, on keskkond, mis on ka ju maaelu ja põllumajandusega tihedas kontaktis. Rahandus, olen erialalt ökonomist, olen kõige kauem ka Riigikogus olnud just nimelt rahanduskomisjonis, teistes komisjonides olen ma vähem olnud, aga erinevate koosseisudega olen olnud rahanduskomisjonis, olen riigieelarve kontrollikomisjoni esimees olnud 2 aastat, nii et ka ma arvan ja täitnud rahandusministri kohuseid ka pärast seda, kui Ivari Padar ametist lahkus ja Jürgen Ligi veel ei olnud ametisse määratud, nii et ma arvan, et vast need valdkonnad võiksid olla need, mis mind rohkem huvitavad ja kus ma suudan rohkem panustada. Paljud võib-olla ei tea, aga tegelikult olete te ikkagi silmatorkav poliitiline loom selles mõttes, et alates 91. aastast olete te tegelikult olnud poliitilistel ametikohtadel. Abilinnapea, linnapea, maavanem, Riigikogu liige, minister ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Kui juhtub nüüd see kõige hullem ja Isamaa künnist ei ületa, töötame selle variandi läbi. Kuhu te lähete, mis te hakkate tegema väljaspool poliitikat? Mis on teie selline võimalus ühiskonnas, päris maailmas? Mina soovin teile jõudu tööle selle variandi läbi töötamiseks, aga Isamaa ületab kindlasti künnist. Mul ei ole sellest kahtlustki, nii et nende spekulatsioonidega ei ole mul vähimatki vajadust kaasa tulla. Aga ma võin teie rahustuseks öelda, et millega ma võiksin tegeleda lisaks poliitikaga. Et kindlasti põllumajandusvaldkond mind huvitab, pean on väikest viisi popsitalu ka praegu, mis loomulikult ei elata ära mind ja mu pere, aga kui vajadus saab selles valdkonnas kindlasti tegutseda aktiivsemalt ja pühenduda rohkem, nii et see on kindlasti üks võimalus tegeleda, aga neid võimalusi on tänapäeval ääretult palju, nii et sellepärast ei ole mul ka muret, et kui poliitiline leib ära lõpeb, et ma siis ennast ja oma pere ei suuda kuidagi elatada. Aga tulles tagasi korraks nende valdkondade kohta, mida te nimetasite, kui te tõusite Isamaa esimeheks, siis te otsustasite, et valitsusse ei lähe. Te juba puudutasite ka seda teemat natukene ja saatsite näiteks rahandusministri kohale suhteliselt väikese rahanduskogemusega inimesega. Teie enda jutu järgi teie kogemus oleks olnud palju suurem. Kas te peate seda otsust õigeks, et te ei läinud valitsusse valitsusvastutust kandma? Ja kui te olete järgmise valitsuse nii-öelda osaliserakond, siis kas te panete käe südamele ja ütlete, Helir-Valdor Seeder läheb ministriks, peaministriks, kannab valitsusvastutust? See, et ma ei läinud valitsusse ministriks, kui ma sain erakonna esimeheks, tagantjärgi vaadates on olnud väga õige ja tundub mulle, et lausa ainuõige otsus, mis ma tol hetkel teha võisin. Ma olen seda lühidalt ka ju põhjendanud ja hästi lühidalt kokkuvõtlikult ka siin veel korra üle.
sellepärast et kui ma erakonna esimeheks sain, oli koheselt vaja hakata valmistuma kohalikeks valimisteks, mõni kuu oli aega, endine erakonna esimees ja aseesimees olid lahkunud, mul tuli pühenduda erakonna ülesehitamisele, kohalike nimekirjade koostamisele, valimistele minekuks ja me suutsime kohalikud valimised päris edukalt üle elada. Ja teine põhjus oli selle erakonna arendamise kõrval ja sissepoole töötamise vajadusest oli see, et ma pean oluliseks parlamenti rolli suurendamist Eesti poliitikas ja tunduvalt paremat sidusust parlamendifraktsiooni ja valitsusdelegatsiooni vahel. Ja kindlasti me sellega oma erakonnas saavutasime ja ma arvan, et sellel on ka laiem poliitiline mõju olnud, kui te küsisite, et mis jälge mina näiteks poliitikas olen jätnud, siis üks jälg oli kindlasti see, et ma jäin parlamenti ja parlamendi roll selle tõttu ka oluliselt suurenes, kui ühe valitsuserakonna esimees istub fraktsioonis, mitte valitsuses, kus on informatsioon jooksev, kus on otsustamine. Parlamendi fraktsiooni roll oluliselt kasvas ja näete, sellele sammule järgnes ka Jevgeni Ossinovski, kes tabas ka ära, et on mõistlik minna parlamenti ja seal tegutseda. Aga kas te järgmisesse valitsusse lähete kindlasti ministriks? Aga see sõltub oludest, et kindlasti ei hakka praegu ette ennustama, milliseid samme võiks siis astuda. Sõltub, kes moodustavad koalitsiooni, milline on koalitsioonileping, milline on poliitiline olukord sellel hetkel, nii et need asjaolud selguvad hiljem. 100% kindel. See sõltub ka sellest, kuidas koalitsiooni lepingus suudetakse jagada ära kohad, millised ministriportfellid jäävad Isamaale. Minu eesmärk ei ole kunagi olnud poliitikas iga hinna eest olla minister. Ma olen oma poliitilise karjääri jooksul rohkem ministri ametitest loobunud, kui sinna astunud. Nii et kui näiteks Isamaale jäävad sellised portfellid, kus ma tunnen, et see oleks väga kunstlik ja ei ole kõige sobivam mulle, siis ma ka sinna valitsusse ei tiku, vaid suudan ka erakonda juhtida olles fraktsioonis. Kas te lubate sinna enda asemele siis mõne naise? Ma lugesin LPS teie arvamust, et naiste osalust poliitikas ei tohi forsseerida. Oletame, et olete saanud siiski volituse valitsuse kokkupanekuks. Kas te jälgite ka seda, et ministriteks saaks ka naisi ja kas te pakute lausa ise ministrikohti naistele? Mitu naist oleks optimaalne Eesti valitsuses? Seda optimumarvu ei ole olemas. See sõltub ikkagi alati konkreetsest isikust ja lähtuda tuleks pädevusest, et ministri ametisse saaks võimalikult parim kandidaat, kes ühel või teisel erakonnal on valida. Nii mees kui naine võivad olla ministrid ja selle valiku me teeme ka erakonnas. Ärge põigelge vastusest kõrvale. Mitu naist, mitu meest võiks olla Eesti ühiskonnas on ju teatavasti nii naised kui mehed pooleks. Teie arvamus, palun. Minu arvamus ongi selline, ega teie oma arvamust ei saa mulle peale suruda. Nii, et mina jään ikka oma arvamuse juurde, et see ei ole soost sõltuv, see on pädevusest sõltuv, nii mehed kui naised. Teie arvamus on ainult mehed, minu arvamus on nii mehed kui naised. Aga te ei jälgi me oleme eri arvamusel selles küsimuses, mina ei arva, et ainult mehed. Kulla mehed, et meid on liiga palju siin, et äkki vaataks mõne targa naise järele ka, kes sobiks ministriks? Ei, me ei lähtu soolisest diskrimineerimisest, et ühte või teist soopoolt peaks diskrimineerima ja tegema valiku ministri ametisse ainult soost lähtuvalt. Ma arvan, et see oleks ka naistele solvav. Et sa said ministriks sellepärast, et sa oled naine. Kuigi meil on näiteks paremaid teisi kandidaate. Ainult meeste valitsus. Nii et minu ajal veel kord kordan ära, tulevad nii mehed kui naised. Kas valitsuse kabineti moodustamisel hääled ka mingit rolli mängivad? Ei või jah, lihtsalt? Ei saa vastata niimoodi. Vaadake, ei ole mustvalgeid asju elus. Et see on kombineeritud lahendus. Ministriks saamine sõltub sellest, milline on see ministriportfell konkreetselt, mis erakonnale läheb, siis milline on sobiv inimene, siis erakonna sisemine olukord loomulikult tuleb teha kompromisse, sest reeglina on nii tahtjaid kui ka sobivaid isikuid erakondades rohkem kui üks, siis tuleb teha valik sellest ja loomulikult üks argumentidest selles pikas reas on kindlasti ka siis häälte arv, kas inimene osales valimistel. Ma küsin seda sellepärast, et mul on natukene mures teie häälte pärast. Et aastal 2007-2011 õnnestus teil saada seal 4000 ja 4500 häält peaaegu isiku mandaat oma ringkonnast, aga aastal 2015 oli see tunduvalt madalam, üle kolmandiku häältest läks kaduma. Ja mulle tundub, et võib juhtuda, et olete kõigist meie poolt intervjueeritud peaministri kandidaatidest hakkate olema kõige väiksema hääle saagiga, kuna te kandideerite ka natuke väiksemas ringkonnas. Et küsimus on, et miks see on nii? Miks teil hääli ei ole?
et miks ma kandideerin väikeses ringkonnas. Ei, miks teil hääli pole? No kõigepealt ma kandideerin koduringkonnas, kus ma traditsiooniliselt olen olnud. See, mis puudutab häälte arvu, siis see on kõikunud ikka ka enam-vähem korrelatsioonis erakonna populaarsusega. Ja kuna minu kuvand on väga seotud ka erakonna populaarsuse ja erakonna oma kuvandiga, ka enne esimeheks saamist on minu kuvand olnud selline isamaaline rahvuslik konservatiivne kuvand, siis see on täiesti loomulik ka eelmisi valimisi silmas pidades, et kus tekkis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Viljandi Järvamaa, mis on aastakümneid tegelikult olnud ka minu valimispiirkond ja kus me oleme seda rahvuslikku valijaskonda päris palju ka kasvatanud ja arendanud heas mõttes, et üks osa just nimelt sellest tööviljast on läinud ka EKRE-le, mida näiteks ka meie teiste kandidaatide puhul valimisringkonnas sellisel kujul ei tule, kellel on spetsiifiliselt oma isiku eripäraga seotud hääled. Võtame või näiteks Kaia Iva, kes kindlasti ei seostu niivõrd rahvuslik konservatiivse, kuivõrd rohkem sotsiaalse ja pehmema poolega. Nii et täiesti loogiline ja normaalne tulemus oli, kui ma olen analüüsinud ka eelmise valimise tulemusi ja vaadanud kogu seda poliitilist konteksti. Aga me ei ole istunud käed rüppes, me oleme siin natukene pinninud teid just nimelt sellepärast, et mis on teie nagu niisugune poliitiline märk, et see on natukene meie jaoks arusaamatu või niisugune nii-öelda, mida te olete Ega te ei peagi aru saama, te ei ole minu valijad, aga minu valijad saad väga hästi. Küll aga me korraldasime uuringu, spetsiaalselt küsisime inimeste käest, et milliste omadustega nad seostavad siis peaministrikandidaate ja siin on olemas teie tulemused, mis välja paistis ja miks me oleme seda küsinud, et mis teie niisugused saavutused on see, et te olete üks kahest kandidaadist, kellel on väga suur hulk inimesi, kes ei oska seostada teatud omadustega, kuigi need, mis teiega seostuvad, tark olete näidanud poliitilisi juhivõimeid, need on väga head, samamoodi niimoodi natukene selgroogu on teil, te olete järeleandmatu oma põhimõtete läbisurumisel. Aga mis jääb puudu, mida inimesed vähem mainivad, on karismaatilisus, hea esinemisoskus ja üks asi, mis teeb mure, et inimesed ei maini, et te viite oma lubadused ka päriselt ellu. Kas teil on jäänud midagi ellu viimata? Miks inimestel on tunne, et ei vii neid päriselt ellu? No ega seda on väga raske öelda, seda peab ikka inimeste käest endist küsima, miks ta nii arvab, aga kuna ma olen ka inimestega nüüd valimiskampaanial eriti tihedalt suhelnud, eks mul mingi tagasiside ei on, kõigepealt selle karisma juurde, et ma ei ole kunagi taotlenud mingisugust erilist karismat ja ma olen aru saanud, kuidas poliitikute karisma tekib, et tuleb hästi valusalt, teravalt öelda, ületada uudiste künnist ja mida valusamini teravalt sa ütled, seda suurem karisma sul on, mida siis ka meedia võimendab, et see on tänapäeva mõistes karisma ja sellist karismat ma olen teadlikult vältinud. Aga nüüd see, mis puudutab valimiste lubadusse, siis tegelikult on olukord vastupidi, et mina olen ikkagi enamusi oma valimisi lubadusi ja üldse elus lubadusi ja sõnapidamist pidanud väga oluliseks ja püüdnud seda ka poliitikas ellu viia. Aga on tulnud teha poliitikas ka kompromisse. Nii et ju siis inimesed on ka seda tähele pannud, et on tehtud kompromisse ja tulles eelmise küsimuse vastuse juurde, et kes on ühe või teise poliitiku või poliitikas tegutseva inimese valijad, siis ka nende ootused on erinevad, et küllap minu valijad on ka võib-olla keskmisest mustvalgemad või soovivad nii-öelda jõulisemalt, et seda poliitikat kindlasti ellu viiakse ja vähem kompromissi altid. Mind siiski, te olete, tagasihoidlikkus on suur voorus, aga erakonna juht peab olema ka see, kes on silmapaistev ja kes toob erakonnale ka nii-öelda üleüldiselt hääli, mitte ainult endale. Et kas te siiski tunnistate, et siis selles osas te olete nagu tagasihoidlikke tulemusi saavutanud ja teadlikult siis natukene? Jah, ma olen teadlikult võtnud sellise joone, et mina nii-öelda tänava poliitikasse ei lähe ja ei lasku. See toob kindlasti mõnedel hetkedel kiiret ja suurt populaarsust, aga kaugeltki mitte usaldust. Ma pean seda väga oluliseks ja minu arvates populaarsus ja usaldus on erinevad asjad. Ja pikas perspektiivis, ma arvan, Isamaa erakond vajab just nimelt usalduse taastamist ja see saab taastuda ikkagi samm-sammult aega mööda, mitte kiiresti populaarsust kasvatades. Te rääkisite kompromissidest, mis te olete mõnikord pidanud tegema. Mõnes mõttes võib öelda, et teie kogu Isamaa esimeheks oleku aeg on üks suur kompromiss. Te olete olnud koalitsioonis Keski ja sotsidega, mis teile isiklikult kindlasti nagu ei istu. Ja tegelikult olete te ka selle koalitsiooni valitsemist teinud tunduvalt keerulisemaks teie esimestest päevadest saadik.
Kas ei oleks kuidagi aumehelikum või ausam olnud lihtsalt astuda välja? See hinnang oli päris õige teil, et on tulnud teha kompromisse ja see ei ole kindlasti olnud meie esimene valimise eelistus koalitsiooni moodustamisel. Aga me arutasime seda ju tükk aega ja see on pärand minule meie eelmiselt esimehelt Margus Tsahknalt, kes selle koalitsiooni moodustas ja meil oli päris tuliseid vaidlusi, kas jätkata või lahkuda, kui ma esimeheks sain. Otsustasime jätkata ja just nimelt sellel põhjusel, et olla ausad valijate suhtes ja olla ausad ka Eesti riigi suhtes. Sest me nägime, mis juhtus 2014-2015, kui Isamaa jäi lühikeseks ajaks valitsuskoalitsioonist välja ja valitsuse moodustasid sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond ja mitmed seadused, mida Isamaa koalitsiooni ajal ei võetud vastu ja mida me ära hoidsime, oli keeleseaduse muutmine, oli kodakondsusseaduse muutmine, oli kooseluseaduse vastuvõtmine ja nii edasi, et me nägime, kuhu tegelikult siis poliitiline kompass liikuma hakkab ja et seda vältida, siis see oli see hind. Me leidsime, et pigem ohverdada üks osa erakonna populaarsusest, aga püüda hoida kinni nendest väärtustest, mis meie jaoks on olulised ja mida me arvame, mis on Eesti riigil väga oluline arendada. No Eesti riigi suhtes tuli just uudis, et Eesti riik on kukkunud majandusvabaduse edetabelis kõvasti, et Isamaa auesimees Mart Laar on saanud tohutult auhindu, tohutult pärjatud just nimelt majandusvabaduse Eesti kasvatamise suhtes. Kas te näete, et teil on ka nüüd mingisugune roll selles viimases kukkumises? Minul ei ole seda rolli, sest me ju kõik teame väga hästi, mis see peamine põhjus on. See tuli ju ka sealt välja. Danske panga sündmused, mis ulatuvad aastate taha ja mis nüüd välja tulid ja mille tulemus siis on see tänane, eelkõige see samane reaktsioon, mida võis ka ju ette arvata ja oodata. Nii et seda tuleb eelkõige vaadata nüüd sellesse aega, kus need sündmused toimusid ja nende inimeste otsa, kes siis olid kas Rahandusministeeriumis või teistes institutsioonides. Või Riigikogu rahanduskomisjonis. Mina olin siis põllumajandusminister. Öelge palun, kas teis on olemas ka pehme pool? Te ei ole ennast seda kunagi enda kasuks mänginud ja me ei tea sellest pehmest poolest mitte midagi. Ma guugeldasin Isamaa lehekülge ja ka seal ei selgu, mitu last teil on. Äkki olete isegi vanaisa. Kas te võiksite meile öelda midagi oma pehmest poolest ehk kes teie pere moodustab? No jah, eks see niisuguse minu isikuga ka seondub, et tantsud tähtedega saates ja muudel sellistel üritustel ma arvamusliidriks ei trügi ja selle kaudu ei arva, et poliitilist kapitali peaks koguma ja nii ka oma pereelu ei eksponeeri avalikult, aga ma olen alati valmis suhtlema, nii et ma tean, et meie erakonna meedia inimesed on ka Päevalehega suhelnud ja palunud, et võib-olla ka teeme ühe pikema intervjuu, aga siiamaani on Päevaleht sellest keeldunud. Ma mäletan, kui me esimeheks kandideerisin, erakonnas oli 2 kandidaati, Kaia Iva ja mina. Kaia Ivale võimaldati Postimehes, Päevalehes. Puudub see karisma, sellepärast just ilmselt see oligi vastus, et äkki proua Weidenberg laseb mõlemale erakonna esimehe kandidaadil võrdselt ka meedias siis võimalust pehmemat poolt avaldada, aga öeldi, et ei ühele poolel see võimalus avaneb, teisele poole mitte, nii et ma olen meeleldi valmis tulema teiega vestlema ja eraldi intervjuu andma ja me võime pühendada terve lehe tervet lehte, mitte mingil juhul. Terve lehe ka pehmema poole küsimustele ja hea meelega avan ennast. Kas teie 4 poega mahuvad veel teie põlvele? Ei, nad on kasvanud üle pea, sõna otseses mõttes, mitte kaudses mõttes õnneks. Nii et 3 tükki on minust juba tänaseks pikemad, 1 on veel lühem, aga jah. Kuidas, ma küsin Ingrid, kuidas te stressi maandate? Minu jaoks näiteks tuli ka täitsa üllatusena, et te olete olnud mõnda aega spordiselts Jõud esimees lausa. Kas te ise teete sporti? Mina stressi maandan ikkagi eelkõige looduses ja oma talutöid tehes. Et regulaarset sporti ma praegu enam ei tee. Loomulikult suvel käin ujumas ja vahest sõidan jalgrattaga ja võib-olla mõne korra käin talve jooksul suusatamas ka, et seda kindlasti, aga niisugust regulaarset treeningut ei tee, küll olen ma fanaatiline spordisõber ja jälgin Eesti ja rahvusvahelist sporti. Aga pingeid maandan jah, looduses ja talutöid tehes. Üks Eesti peaministri kandidaadile relevantne küsimus. Mis asi on blockchain, plokiahel? Blockchain? Jah. No ma oletan, et ju ta siis selle eelneva küsimusega seotud on.
ei ole. ei ole, no vot. Lähme edasi. Meil on üks kiire otsustamise ülesanne. Peaministrina peate tegema hästi kiireid otsuseid. Siin on 5 nime ja me tahaksime, et te paneksite nad 15-20 sekundi jooksul sellesse järjekorda. Võrdseid ei saa olla, peavad olema 1, 2, 3, 4, 5. Kellega te tahate või kellega teil on kõige parem oleks teha koostööd ja kellega kõige vähem sooviksite teha koostööd? Te peate nüüd silmas isikut või maailmavaadet? Vaadake, teil on jälle nii mustvalged küsimused. Ei, teie võite valida oma kriteeriumid, mille alusel te teete, aga te peate panema need teised peaministrikandidaadid partneritena pingeritta. Jah. Uskumatult raske ülesanne. No, aga peaministrina tuleb teha kiireid otsuseid. Peaministri tuleb teha ja raskemaid otsuseid. Raskemaid otsuseid. Palun. Nii, see käis kiiresti. Jah. Ja see ütleb teie kohta võib-olla rohkem kui kogu teie valimiskampaania seni. Just. Lõpetuseks ma tahaks küsida seda, et kui te peaksite nimetama Euroopast 2 riigijuhti, valitsusjuhti, kes on teile eeskujud praegu, siis kes need oleksid? No ma ei oska jällegi nii mustvalgele küsimusele vastata, sellepärast, et minu puhul on küll võimatu välja tuua nüüd 1 või 2 või ka 3 juhti või neid pingeritta reastada. Et ma arvan, et kõigilt nendelt on midagi õppida ja midagi tallele panna, aga nimetada 1-2 ei. Mul on palju elulisem küsimus. Kas te eelistate põletus või laibamatust? Ei ole selle peale veel mõelnud, aga tõenäoliselt põletus. Aitäh. Suur tänu, härra Seeder, tulemast intervjuule. Ja kandideerimast Eesti Vabariigi peaministriks. Nagu te isegi teate, siis intervjueerime ka teisi kandidaate ja lõpliku tulemuse teatatakse teile 3. märtsi hilisõhtul. Seda teeb Eesti rahvas. Aitäh kutsumast.